Mõtlesime stereotüüpselt, nagu kõik raudteesõbrad, et raudteeremont või asendus on võimalik ainult olemasoleva tee korral. Tegelikult oli vanas raudtees kõlblikku tühine osa, ümberehitamise jaoks aga sobilikku üldse mitte midagi. Peatselt 100-aastaseks saavast raudteest oli raudteetammis alles ainult alumine osa, kunagine liivapadi. Kõik muu oli asendatud. Kõige väärtuslikum osa raudteest on tegelikult raudteetrass, kinnistatud maa külge lahutamatul moel. Just seda oli vaja kaitsta. Uue raudtee ehitamine algab vana ülesvõtmisest. Miks ei võiks siis seda kohe teha? Kui raudtee lihtsalt maha jätta, siis juhtub nagu Haapsalu-Rohuküla raudteega. Karvased mehed lõikavad rööpad juppideks ja viivad vana rauda. Liiprid jäävad tammi sisse mädanema. Mõni aeg veel ja kuskil metsa vahel lüüakse ka kopp sisse. Keegi hakkab kuskil raudteetammi materjalist oma teed ehitama. Keegi tahab raudteemaast omale tükki haarata. Ei, asja saab ka teisiti ajada. Võtame siis vana raudtee ise ka üles ja raudteetammi kaitse alla. Teavitasime oma kavatsusest rahandus- ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumeid, vältimaks mis tahes segadust tagantjärele. Samuti palusime raudteeinspektsioonilt luba raudtee pealisehituse demonteerimiseks.